Ei ole saladus, et Ühendriikide armee on pidevalt tegemas ülisalajaseid katseid selleks, et välja arendada uut tehnoloogiat. 1955. aastal sai teadlane ja paranormaalsuse uurija Morris Jessup tundmatult isikult kirja, mis kandis sisu ülisalajase Philadelphia eksperimendi kohta. Kirjas kajastuv eksperiment tundus isegi paranormaalsuse uurijale liiga ebareaalne, mistõttu saatis Morris vastu kirja, küsides tõestust juhtumi kohta. Paar kuud hiljem saabus talle aga uus põhjalikum kiri. Selle peale võttis Morrisega ühendust Mereväe Uuringute Amet sooviga teada täpsemat kirja sisu. Teadlane informeeris ühte oma kolleegi sellest, et oli eksperimendi uuringus teinud suure läbimurde ja leppis kokku aja, et seda põhjalikumalt temaga arutada. Päeval, kui pidi kohting teadlasega toimuma, oli Morris väidetavalt võtnud endalt elu. Morrisele saadetud kirja autoriks oli Carl Allen, kes väidetavalt nägi eksperimenti oma kaubalaeva pardalt. Tema kirja järgi oli merevägi katsetamas ühtset väljateooriat, millega kasutades elektromagneetilist radiatsiooni ja gravitatsiooni oli plaan muuta sõjalaev USS Eldridge nähtamatuks. Katse käigus tekkis laeva ümber roheline suitsulaadne jõuväli ja laev kadus täielikult mõneks minutiks, kuni tagasi ilmus. Samal ajal aga 600 kilomeetri kaugusel olevas Norfolk baasist levisid jutud, et sinna oli õhus tekkinud laev, mis hiljem ära kadus. Kuigi mainitud eksperiment tundub edukas, muutus asi väga süngeks, kui laev tagasi saabus. Umbes 5 inimest olid laeva sisse sulanud. Osad eelnevalt pardal olnud liikmed olid üldse kadunud ja suur osa nendest, kes ellu jäid, hakkasid neid kimbutama psühholoogilised haigused. Väidetavalt haistusid osad pardaliikmed õhku ja tekkisid siis jälle tagasi. Avalikkuse ette on tulnud mitmed mereväelased, kes on väidetavalt antud laeva pardal töötanud ja kes eitavad seda, et selline eksperiment oleks üldse aset leidnud. Kuid on ka üks mereväelane, kelle jutt on teissugune. Alfred Bielecki sõnul viibis tema just antud laeva pardal eksperimendi ajal. Ta räägib oma loos, et sattus aastasse 2749 ja viibis haiglas paranedes radiatsiooni üledoosist. Alfredi sõnul valitsesid maailma superarvutid ja ühiskonna mudeliks oli sotsialism. Väidetavalt oli veetõus suure osa maailmast uputanud ning populatsioon kokku oli 300 miljonit. On raske öelda, kas eksperiment võttis siiski aset. Seda, et merevägi Morrisega ühendust võttis ja tema väidetav suitsiid ajal, kui oli teinud läbimurde, on tõesti küsimusi tekitav. Ühendriikide merevägi on Philadelphia eksperimendi toimumist eitanud. Tänan, et vaatasite.